Tšau. Mõni aeg tagasi lindistasime selle teema pealt samamoodi. Rääkisin sellest õigemini samamoodi, et mul on kohvri täis riideid, mida ma olen siis hoidnud. Need on siis olnud XXS riided, mis siis läksid mulle selga enne rasedust. Ja mingi osa tookord ka andsin ära ja nii edasi. Ja ma oleks vist isegi rohkem andnud peale teda lindistust, aga kuna ma juba olin ära pakkinud selle kogu kupatuse, siis ma ei hakanud sellega uuesti tegelema. Ja nüüd ma võtsin uuesti kätte, tegin selle kohvri uuesti lahti ja hakkasin seda uuesti läbi lappama. Ja eelnevalt, nüüd üleeile, siis ma tegin sellise asja, et üritasin välja selgitada iseenda jaoks, milliseid riideid üldse minu siis versioon, kes ma tahan olla, ehk siis see, kellel on need asjad, mida mina tahan, milline on tema riietusstiil, mis riideid tema kannab. Ja ma üritasin nagu selle välja selgitada, selles suhtes, et vähemalt mis minu ettekujutus hetkeseisus on sellest, mis mu mälestused sellest on, et mida minu versioon kannab, ehk siis see uus versioon. Et kas ta kannab, see, ma ei tea, edukas versioon minust, et mis riideid tema kannab. Ja ma sain aru, tõingi välja selle, et need ja need ja need on riided, mis mulle on alati meeldinud. See stiil on mulle alati meeldinud, aga ma ei ole julgenud alati kanda ja teatud määral siis minu seal kohvris olevatest riietest olid ka veel mingid riided täpselt just need samad. Mitte kõik, aga mingi osa kajastasid täpselt seda versiooni, kes ma tahan olla. Ja ma võtsin selle kohvri kätte, avasin selle ja vaatasingi neid riideid. Ja seal olid ka riided, mis olidki XXXS ja XXS. Ja ma võtsin need kätte ja ma sain aru, et see versioon, kes ma tahan olla, kes ma tahan nagu siit edasi olla või kelleks ma tahan saada nii-öelda. Või kogeda, ütleme siis see on õigem sõna. Seda versiooni kogedes ma olen alati kõik need versioonid. Lihtsalt mida ma mäletan ja mida ma kogen. Ja ma tean seda, et ma ei taha, või nagu selles suhtes, mitte ma ei taha, vaid minu versioon, keda ma nagu oma unistustes ette kujutan, ehk siis mida ma mäletan iseendast. Selles versioonis ma ei kanna riideid, mis on XXS. Ma ei taha olla nii kõhna, kui ma vanasti olin. Seal olid S-suuruses riideid ja need olid okei. Ja kui suures ma panin need S-suuruses riided isegi selga, need läksid mulle selga. Mis oli täiesti uskumatu. Aga teema oligi selles, et see versioon, kes ma tahan olla, kelle ma loon, tema kannab neid riideid. Ja mitte sellest, kes ma kunagi olin versioonis, vaid just selles uues võtmes, sest see, kes oli XXS, kandis seda versiooni, see on vana versioon. Ja samamoodi see S-versioon oli ka, algselt olid need riided minu jaoks selle mõistega, et ma hoidsin kinni oma vanast versioonist, ma ei olnud valmis lahti laskma oma vanast versioonist. Et siis, kui ma olin kõhna ja enne rasedust, ehk siis enne seda, kui ma 40 kilo võtsin aastaga juurde. Ma kogesin seda mitte lahti laskmist. Need riided tähendasid minu jaoks seda vana versiooni, ma mäletasin seda vana versiooni. Ma tundsin seda puudustunnet, et ma tahaks olla selline, aga ma ei saa. Ma ei ole. Ja vot seda tähendavad riided meie jaoks ja asjad meie jaoks.
neis on lugu mingist versioonist. Ja ma saingi nagu, juba eelmine kord sain sellest aru, aga nüüd nagu see veel kinnistus, sest ma võtsin ette selle, et mis versioon ma olen. Mis versioon on see, mida ma kogu aeg mäletan iseendast ja nii-öelda siis tuleviku versioon endast. See, kes ma tahan olla. See, keda ma tahan kogeda. Ja kuna ma panin paika, mis riideid ta kannab, siis kõik need riided, mida tema kannab, läksid mulle selga sellest kohvrist. Seal ei olnud neid palju, aga siuksed teatud püksid, näiteks Fredist, Fredi püksid, ja need läksid mulle ilusti jalga. Ja ma tean, et minu siis versioon kannab neid. Seal oli veel mõned riided, näiteks oli topp. Ka samamoodi läks ilusti selga. Nagu oleks alati sobinud. Ja ma käisin terve selle kohvri läbi. Seal ei olnud palju asju, mis ma alles jätsin. Seal oli samamoodi, oli mul kõrvale pandud raseda riided. Siis kui ma olin rase. Siis kui ma olin võtnud juurde, siis rasedusega ma võtsin 26 kilo juurde. Ja ma ei tahtnud neid ära anda, neid riideid. Sest hea on ju, et kui sul on see olemas, et ja kuna mul on alles esimene laps ja ma tahan kindlasti juurde lapsi, et siis on hea nagu hoida alles ju. On nii, jah? Et kes tunneb ennast ära. See ei pea raseda riided olema, see võib olla mingid, ongi näiteks, ma ei tea, väiksemad riided või suuremad riided või mugavamad riided või mis iganes versioon. Ja minul olid raseda riided. Ja ma ei tahtnud neid ära anda, sellepärast, et ma tahan veel lapsi saada. Ma tahan veel kogeda rasedust. Ja et kuna mul need olid juba nagu välja sorditud ja ülihead ja mugavad ja nii edasi, et siis ma ei taha neid ära anda. Ja see, et ma ei taha neid ära anda, ei ole riietes asi, vaid riided on lihtsalt füüsiline seal kujul, kuidas see peegeldab meile seda kogut asja. Tegelikult ma ei taha või ma ei tahtnud anda ära seda versiooni, et ma olen rase. Seda raseduse kogemuse versiooni endast. See, milline see oli. Kõik need mälestused selle raseduse ajal, kõik need emotsioonid selle raseduse ajal, ka kehakaal selle raseduse ajal. Sest kõik need riided on ju seotud sellega, et ma kaalusin 80 kilos raseduse lõpuks. Ja see, et ma numbri välja tõin, see ei ole oluline selles mõistes, mis see number on, vaid just see, et ma olin nii palju suur. Aga jah, ma tahan kogeda uuesti rasedust, aga kas ma tahan kogeda uuesti rasedust samal viisil, samad moodi? Kas ma tahan olla see sama versioon iseendast ja kogeda samat versiooni sellest rasedusest? Või ma tahan kogeda uues versioonis seda uut versiooni rasedust, kus ma võib-olla jään ülikõhnaks, et keegi ei saa arugi, et ma rase olen. Või mul on lihtsalt loomulik kehaehitus, mis iganes. Ja need riidenumbrid on ju, et millised riided mulle üldse selga lähevad. Äkki mul ei lähegi need, äkki mul ei sobigi need riided. Ja siin kohas tuligi absoluutselt kõik riided, mis meil on, mida me hoiame, siis ma kunagi olen, must kunagi saab, äkki ja nii edasi. Ja riidekapis riided, mida me ei ole kandnud 3 kuud või 6 kuud. Riided, mis me oleme ära pakkinud. Täpselt see raseduse riided on ju, et mul on plaanis veel rasedaks jääda, et las nad olla. Tegelikult me hoiame kinni sellega. Me hoiame kinni oma vanast versioonist. Need riided on meie vana versioon, millest me hoiame kinni ja millest me ei taha nagu
mitte lahti lasta, me ei pea vabanema sellest nagu versioonist endast, vaid see, et me saame aru, et me oleme kogenud seda versiooni endast. Ja nüüd oleme me lõpuks valmis kogema mingit uut versiooni endast, ehk siis uusi kogemusi uue versioonina endast. Ja lõppkokkuvõttes nii-öelda see uus versioon on alati olemas olnud, kõik need versioonid on sinust endast olemas. Sa lihtsalt hakkad mäletama seda versiooni endast. Ja põhimõtteliselt, kui sa mäletad endast seda versiooni, kes sa siis kas oled olnud, oled või nii-öelda tulevikus oled, on ju, siis läbi selle hakkad sa looma oma kogemust, ehk siis sa nii-öelda füüsiliselt sa koged päriselt selle läbi. Tegelikult algus saab sellest, et sa mäletad, sest kõik on juba olemas, kõik on juba loodud. Me lihtsalt ise valime läbi siis mäletamise, kes me oleme, kes me tahame olla ja kuidas me tahame olla. Kui ma mäletan, ehk siis hoian seda raseda riideid alles. Küll põhjus on, et ma kunagi tahan veel rase olla, on ju. Aga ma hoian neid raseda riideid alles. Ma mäletan seda, et ma olin rase. Ma mäletan kõike, mis toimus sellel perioodil, kui ma olin rase. Mäletan seda versiooni, kui ma olin rase ja mul oligi siis lisakilod, kõik, mis toimus. Ma mäletan seda versiooni endast ja kogu seda kogemust. Ja kuna ma mäletan seda kõike, ma mäletan seda rasedust, ma mäletan, et ma olin ümar, ma mäletan, et ma võtsin kaalus juurde ja nii edasi ja et ma mäletan, et ma olin mures kaalu pärast ja arstid olid mures kaalu pärast ja nii edasi. Ja kui ma mäletan ainult seda, siis mida ma loon? Sest ma olen oma mälestustega, ma kogen ju uuesti seda asja. Kuna ma mäletan seda, ma kujutangi ette seda, ehk siis need raseduse riided, mida ma nagu kramplikult kinni hoian, sest ma tahan veel kunagi rase olla, versioon endast, et ma olen rase, aga kas ma päriselt tahan olla täpselt sama versioon endast sellisel kujul rase või ma tahan teistsugust või mingit muud versiooni endast kogeda või mingit muud raseduse versiooni kogeda. Aga kui ma ainult mäletan seda versiooni sellest, siis ma loongi endale selle sama kogemuse. Ehk ma olen seesama versioon endast, kui ma selle rase olen. Ja ma kogen seda nagu uuesti. Miks meie elus toimuvad mustrid? Miks me nagu kogeme ühte ja sarnast asja kogu aeg uuesti? Sellepärast, et me hoiamegi kinni, me mäletame ainult nagu seda versiooni endast. Ja siis me oleme sellest nagu mälestuses nii-öeldes nagu kinni. Me ei saa kuskil kinni olla, aga nii-öeldes on ju, et minu mälupilt loob selle mälestuse sellest. Ja kui ma hoian neid riideid oma elus, jah, mina mõtlen, et et ma kunagi tahan veel emaks saada, on ju, sellepärast, et siis las nad olla alles, et siis mul on hea kohe võtta. Aga tegelikult ma hoian kinni sellest versioonist, kui ma olin rase. Vahet ei ole siis, mis see põhjus on, miks ma sellest kinni hoian enda versioonist. On see siis emotsioonid, see maagiline aeg või just raske aeg, kõik need asjad. Ma hoian tegelikult sellest kinni, kui ma jätan need riided endale alles. Ma hoian iseenda versioonist kinni, ja läbi selle siis ma kogengi uuesti sedasama versiooni endast. Sedasama versiooni sellest kogemusest, jah, mitte päris üks-ühele, aga nagu ikkagi sellisel kujul. Aga kui ma tahan midagi uut, ma tahaks ju kogeda kogu aeg midagi uut. Miks me kogu aeg mingit vana uuesti kogema? Ma tahan kogeda midagi uut, ehk siis ma lasen lahti oma vana versiooni mälestustest, et need riided läksid mulle selga.
sest ma olin sihuke ümaram, onju. Ma lasen talle vabaks selle mälestuse ja ma loon ise omale uue mälestuse. Kas siis ostan uued riided, näiteks uuel kujul, et kui on nagu tavariided, võtame, raseduse riided on nagu konkreetne teema, aga võtame tavariided. Minu siis unistuste versioon endast ei kanna XXS-i. Aga kui ma hoian kinni sellest XXS versioonist, siis on nüüd 2 varianti. Kuna ma hoian sellest kinni, sellepärast et ma igatsen seda, nagu minu mälestused on sellega seotult see, et ma ei saa kunagi see olema, siis ma kogengi seda, ma kogengi risti vastupidist sellele, mida ma tahaks näiteks. Et kui ma tahaks kaalust alla võtta, siis tegelikult ma kogen kogu aeg kaalus juurde võtmist, et ma ealeski ei saa olema see XXS versioon, mina uuesti ja jälle, ehk siis kehalisest välimuse mõistes. Ilmselgelt sisemine mina on nagu põhiline, onju. Aga just, et nagu kui võtta seda lahata nagu mõlemal tasandil, siis füüsilisel kujul, siis see ongi see, et mulle ei lähegi need pisemad riided selga ja ma peangi suurematega olema, sest ma ei vabasta seda. Ma ei vabasta versiooni endast. Näiteks selle rasedusega seotult need rasedariided ja siis riided peale sünnitust, mis ma kandsin. Ma hoidsin neid alles, aga tegelikult ma hoidsin seda versiooni endast alles. Ja kuidas ma peaksin saama siis, kui ma loon kõik oma mälestuste pealt, minu mälestused on see, et ma olin rase või et ma olen rase, ma olen sünnitanud, ma olen, nende tõttu olen siis suurem. Ma mäletan ainult neid. Ja kui me läbi mälestuste loome uue kogemuse, onju, siis ma kogengi seda. Ja täpselt samamoodi on kõikide riietega. Mis emotsioon või mälestus sul sellega seotud on, mitte emotsioon, vaid mälestus. Mida sa mäletad? Kui sa võtad riidekapi ette, võtad sealt suvalise mingi pluusi, võtad see kätte, pane selga kas või kui tahad, mida sa mäletad selle kohta? Ja koheselt tekivad mingid mälupildid, kus sa kandsid seda, kuna sa kandsid mingid sõbrannadega võib-olla või kaaslastega, mis iganes. Sa hakkad mäletama neid. Ja läbi selle sa lood uued kogemused, nagu selle sama versiooni endast, selle sama siis nii-öelda pluusiga. Sul on selle pluusi sisse on sinu vana versioon peidetud. Aga nüüd on küsimus, kas see versioon, kes sa tahad olla, ehk siis unistuste versiooni endast, siis kas tema kannab seda pluusi? Või tema kannab mingeid muid riideid? Ja kui tema kannab mingeid muid riideid, et sa kujutadki ette ennast sellisel kujul, et tema kannab hoopis, ma ei tea, pükskostüümi näiteks, siis need ei ühti ju. Sa hoiad füüsilisel kujul oma vanast versioonist kinni ja sa kordad läbi selle, sest su mälupildis on iga päev, kus sa selle pluusi selga paned, siis sinu mälupilt võimeneb sellest situatsioonist ja sa lood neid kogemusi uuesti. Aga kui sa selle pluusi vabastad, annad ära näiteks või müüd ära või mis iganes, viskad prügikasti ja ostad omale pükskostüümi ja hakkad pükskostüümi kandma, siis sa lood endale uued mälestused. Sa loodki uued mälestused, et sa kannad pükskostüümi ja läbi selle tegelikult sa lood nii-öeldes nagu uue reaalsuse iseendale. Tegelikult see saab alguse kõik sinu mäletamisest, sest see unistus, mis sul on, et ta kannab selliseid riideid, see on mälestus. Kogu sinu elu on ära elatud juba tegelikkuses. Lihtsalt sa selles kehastuses nagu koged seda uuesti läbi. Nii. Aga
lihtsalt teha see lihtsamalt siis sõnadega, et oleks võib-olla arusaadavamalt, siis ongi see, et see kujutuspilt, mis sa lood näiteks oma tuleviku mina kohta, see ei ole sinu tuleviku mina, see on sinu tänane mina tegelikult. Lihtsalt sa veel ei loo seda kogemust füüsilisel kujul. Sa ei vali seda versiooni endast. Ja nüüd näiteks, kui mina panin paika riided või nagu see riietuse stiil, mida minu vana versioon minust või minu vana versioon ja see versioon minust, keda ma mäletan, ehk siis nii-öeldes, kes saab olema, nii-öeldes, et kes saab siis minu tulevikus olema mina versioon, milline on tema riietusstiil. Ja kui ma hakkan seda täna juba rakendama, siis ongi see, et ma mäletan, et mul ongi need riided. Kas või see, et sa teed seda kujutuspildis. Sa võid seda teha lihtsalt kujutuspildis. Sa kujutadki, hakkadki nagu mäletama ainult seda versiooni, et sinu riidekapis on ainult need riided. Sa võid seda hakata puhtalt sellel kujul tegema. Lihtsalt, kui sa teed selle füüsilisel kujul ka, siis sa nagu päriselt rakendad selle kõik kogu oma kogemusse. Ehk siis, kui sa vana versiooni vabastad nii-öeldes, panedki selle pluusi minema, sinna, ma ei tea, taaskasutusse ja ostad oma pükskostüümi, siis tegelikult sa koged füüsilisel kujul juba seda mälestust, mis sa kujutuspildis lõid enda jaoks. Aga kui sa ei ole veel sellel maal, siis lihtsalt hakka looma neid kujutuspilte, kus sul kannadki neid pükskostüüme. Sest sellega sa lood omale nii-öeldes nagu mälestuse ja kui sa seda mälestust igapäevaselt mäletad, siis läbi selle sa hakkad looma omale seda kogemust selle mälestuse pealt. Ehk siis, kui mina kannan täna juba neid riideid, mis nii-öeldes minu tuleviku mina siis kannaks, ja ma mäletangi seda, et hommikul ma lähen riidekappi, ma võtan need riided, panen need selga. Siis ma loon nii-öeldes nagu mälestused, ma looks nagu mälestused, mille põhjal ma loon omale kogemused. Ehk siis, isegi kui sul täna praegu ei lähe üks-ühele need riided näiteks selga, kehakaalu mõistes, see on selle tõttu, et sa mäletad, et need riided ei lähe sulle selga. Näiteks sealt kohvrist kõik need riided, mis mul olid. Seal olid XXS-id või S-id. Olid riiete numbrid. Ja minu mälupildis algselt ja eelmine kord, kui ma neid vaatasin, olid mälupildis need hetked, kus ma mäletasin, et need ei lähe mulle selga. Ainult see, et need ei lähe mulle selga. Ma mäletasin seda ja nad ei läinud mulle selga. Täna olid minu mälupildis just need pildid, kus need läksid mulle selga. Ma mäletasin neid momente, kus ma kandsin neid. Need läksid valatult selga. Ainult seda, mitte mis toimus ümberringi, mitte see, vaid just see, et ma tõmbasin need püksid jalga näiteks. Need läksid valatult jalga, need olid nii mõnusad ja mugavad. Minu mälestustesse tekkisid need mälupildid ja ma lõin need nii-öeldes siis uueks versiooniks, et näiteks ma kandsin neid samu pükse, et ma tõmbasingi need püksid jalga, et minna lava peale esinema. Et lisasin mingi uue nagu versiooni sellest vanast mälestusest, kui ma kandsin neid. Ja ma tõmbasin need püksid jalga. Tõmbasin need püksid jalga hoolimata sellest, et arvestades, et ma kannan M-i või isegi suuremat, siis tegelikult mul ei oleks tohtinud need jalga. Aga kuna ma otsustasin, et lõin õigemini oma mälestustest, lõin uued kogemused, kus need lähevad jalga mulle, sest ma mäletasin, et need lähevad mulle jalga. Ja täpselt sama efekt tekib absoluutselt kõigega sinu elus. Ükskõik mida sa ei mäleta,
selle järgi sa lood oma ellu siis kogemused. Kui sa mäletad, et ongi riietega seotud, kui sa mäletad selle riideesemega, et ma ei tea, ma tundsin ennast ebamugavalt või ma just tundsin mugavalt ennast või et see ei läinud mulle selga, see läks mulle selga, see on liiga suur, see on liiga väike, see on mis iganes see asi sul siis on, mida sa mäletad sellest riideesemest ja see kehtib absoluutselt kõigega, mitte ainult riietega seotult, vaid see kehtib absoluutselt kõikide asjadega, kõikide inimestega ja nii edasi. Mida sa mäletad, näiteks võtame raha on hästi lahe asi. Mida sa mäletad rahast? Kui sa küsid, palun näita mulle kõik, mida ma mäletan rahast. Ja kui sa selle läbi teed, selle tehnika ja lubad omal mälestustesse tulla või nagu need kujutuspildid mälestustest, mida siis näiteks ongi, et rahaga seotult on ju, et mida ma mäletan rahast, siis tegelikult vot need mälestuspildid on see, mille pealt sa lood oma kogemused, tänase elu. Ja täpselt samamoodi on nende riietega seotud. Kui ma mäletan hommikul või nagu selles suhtes, minu mälupildis on see, et mul ei lähe mingid riided selga. Nii nagu mul oli, et selles kohvris, ma teadsin, et selles kohvris on riided, mis mul ei lähe selga. Need olid minu mälestused, aga kuna tänases seisus minu mälestused olid seal kohvris, on need riided, mida nagu minu tuleviku versioon minust kannab. Näiteks need Fredi püksid on ju. Ja koheselt asi muutus ja minu mälupilti tuli see, kuidas mul lähevad need jalga. Minu mälupilti tuligi see, kus ma kandsin neid. Ja see oli uuel kujul, mitte see vana mälestus, et kunagi kuskil kandsin, vaid just see uus mälestus. Ma mäletasin seda oma elust, mida ma tahan kogeda. Ma mäletan täna seda, mida ma tahan, unistan nagu kogeda, et see on kogetud juba. Ja sellest on mul mälestus sellest kogemusest. Ja läbi selle nii-öeldes nagu looksin ma uue kogemuse praegu või siin ja praegu. See läheb keeruliseks võib-olla, et need ajaliinid, sellepärast, et kui me oleme hästi fikseeritud nagu ajale, et minevik ja tulevik ja olevik ja see ja too versioon ja nii edasi, siis see läheb, jah, aga tegelikkuses aega ei eksisteeri, kõik toimub nüüd ja praegu, lihtsalt mida sa täna mäletad. Selle mäletamise pealt kõik need versioonid on olemas. Sa ei mäleta mitte tulevikku, vaid sa mäletad nüüd ja praegust. Sa mäletad seda, mida sa juba koged. Ja vot see teebki nagu võib-olla asja keeruliseks, aga see ei ole oluline. Peaasi, et sa võtad sellest jutust kogu selle muu osa. Me loome mälestuste pealt kõik oma kogemused. Sest kaasa arvatud, kui sa tahad öelda, et emotsioonid, aga kehasse talletatud kõik asjad, mina arvasin ka vanasti, kehasse on talletatud see valupunkt ja mineviku traumad ja haavad ja nii edasi. See ei ole vale. Aga mida sa mäletad? Kas sa mäletad, et see valu on sinu kehasse talletunud? Kas sa mäletad seda valu? Kas sa mäletad seda emotsiooni? Kas sa mäletad seda situatsiooni lapsepõlvest? Ja vot see loob selle kogemuse. Näiteks minul, kui ma nüüd sellest räägin, siis ma toon oma mälestuse ette, on ju. Ühesõnaga, Austraalias ma lõin oma põlve sise külje ära, mis oli megavalus. Ja see andis mulle aastaid tunda. See oli valulik ja nii edasi, tänaseks on ta väga heas seisus. Ja miks ta tänaseks on heas seisus? Sest ma mäletan, et see on korras. Sest ma mäletan, et mu põlv on terve.
Sest ma mäletan siis, kuidas ma ütlen, ilma valuta elamist. Ilma selle emotsioonita elamist. Ma mäletan seda, kui mu keha oli terve. Või nagu siiamaani on kogu aeg on olnud. Aga just see mälestus. Kui ma mäletan seda hetke, kui ma lõin selle põlve ära ja selle mingi protsess tuli peale. Kui ma mäletan seda, kuidas ma selle põlve ära lõin, mida ma kogesin, mida ma tundsin sellel hetkel. Kui ma mäletan seda ja minu kujutuspilt nii-öelda sellest mälestusest hakkab jooksma, siis ma loon seda ja siis ma kogengi, et mu põlv valutab. Miks on hästi tihti see, et kui me oleme näiteks kuskil väljas, ma ei tea, saame märjaks või järsku on mingi hull tuuline ja nii edasi, siis meie mälestustest tuleb, et ma jäin eelmine kord haigeks tänu sellele. Tänu sellele ma sain märjaks või sain tuult veel peale ja nii edasi. Meie mälestuspildis tuleb see kujutuspilt, et sa mäletad, et sa jäid haigeks. Ja mille pealt me loome kogemused, me loome nende samade mälupiltide pealt. Ja kuna minu mälupilt, ma jäin haigeks eelmine kord, siis ma loon kogeda seda uuesti, et ma jäängi haigeks. Ja siis sa nagu kinnitad fakti. Siis kui on tuuline ja vihmane, siis ma jään haigeks. Ja siis me kordame seda uuesti. Aga kui ma muudan oma mälestus ära sellest, et ma sain vihma ja tormi ja ma olin ligumärg ja tuult ja mis iganes. Ja mul oli pärast kõik jumala hästi. Ma olin veel õnnelikum, veel rõõmsam kui kunagi varem. Ma olin üliterve nagu. Kui minu mälupilt hakkab selliselt jooksma, siis kas ma ealeski kogeksin sellist asja, et ma jään haigeks peale sellist situatsiooni? Ei. Sest ma mäletan, et minuga on kõik alati korras. Aga nii nagu mul tulevad need vanad mälupildid, et ma mäletan mingit negatiivset situatsiooni, siis ma loon sellega kogemust uuesti ja uuesti seda sama nagu nii-öeldes negatiivset või ebameeldivat situatsiooni. Ja ehk, mida sa mäletad? Mida sa mäletad riietega seotult? Kõik riided, mis sul on, mis sa kapis hoiad. Kindlasti on sul mingi kapis mingid esemed, mida sa hoiad. Sa ei kanna neid võib-olla isegi, võib-olla seal on mingi augukenegi, aga sa hoiad neid. Siis küsi endalt, mida ma mäletan nendega seotult, sest see toob sulle koheselt välja selle, millist versiooni iseendast sa tegelikult kinni hoiad. Ja sellega sa lood neid mälestusi. Sa mäletad iseenda vana versiooni. Ja nii kaua, kuni sa mäletad oma vana mina versiooni, nii kaua sa lood oma vana versiooni uuesti. Kui sa mäletad uut versiooni iseendast, see uus versioon on siis nii-öelda see unistuste versioon endast. Kui sa mäletad kogu aeg teda, et tema kannabki neid riideid ja tal lähevad ilusti need selga, need on täiesti kehasse ja sul on kogu aeg nagu peas käibki siuke ja mitte negatiivsel kujul, et ma ei tea näiteks, et ta on kõhnem kui see, kas see inimene, see mälestus, mis iganes, sellega sa koheselt lood selle mälestuse, et sa ei ole kõhnem. Ehk siis see mälestus peab olema konkreetne. Mitte võrdluses, mitte hinnangus, vaid see, et ma mäletangi, et ma ärkan hommikul ülesse ja ma tõmbangi selle sama pluusi selga, mis on siis see, mida ma tahan nagu nii-öelda oma unistuste mina hakkab kandma või kunstkingad või ülikond või kleit, mis iganes see on. Et ma nagu minu mälestustesse, ma loon kujutuspildi, nii-öeldes loon, sest tegelikult ma hakkan mäletama seda, mis on juba tegelikult reaalsus. Ja
ma hakkan siis mäletama seda, kus ma hommikul ärkan ülesse, ma lähen riidekapi juurde ja ma võtangi omale selle kleidi ja ma tõmban selle kleidi selga, ma panen selle kleidi selga ja ma lähen, mis iganes asju ma tegema lähen, onju. Lähen oma ideaalset päeva elama. Ja kui mul on see mälestus kogu aeg jookseb, ainult see, mitte see, et mul ei lähe see selga või et mul ei ole seda, ma pean selle ostma kõigepealt. Nii nagu tekivad siuksed mälestused, siis sul ei ole seda. Aga nii kaua, kuni sa suudad selle mälestuse mäletada seda, et see on sul olemas, see toimib, sa kannad seda, su keha on vastav selle jaoks ja nii edasi, siis läbi selle sa lood selle kogemuse, et sul saab see olemas olema, sa kannadki seda ja see on täiesti sinu igapäeva reaalsus. Ma loodan, et sa said kätte siit olulise, sest see on ka minu jaoks täiesti uus vaatenurk. Või noh, ma ei saa öelda, tegelikult mälestustest siis. Ehk siis ma mäletan enne seda aega, kui meil see film peale hakkas, nii-öelda see elufilm siis. Ma mäletan aegu enne seda, kuidas me kokku leppisime, mis kogemusi me kogeme. Ja need mälestused on siis need, mis loovad. Ja me saame igal hetkel, igal sekundil saame muuta oma mälestusi. Me saame muuta mälestusi oma valudest, oma haavadest, oma traumadest, oma, ma ei tea, välimusest, oma käekirjast. Kui minu mälestustes on see, et mul on kohutav käekiri, minu mälestustes on see, et mulle öeldi, et mul on kohutav käekiri, minu mälestustes mina näen oma käekirja kohutavana, siis see käekiri ongi kohutav. Kui ma hakkan oma mälestustes nägema selle asemel seda, kui maagiline, imeline on minu käekiri, kui palju kiidetakse minu käekirja. See on fantastiline, see on imeline, see on nii sujuv, see on nii detailne. Kui ma hakkan seda mäletama, siis reaalselt mu käekiri muutub selliseks. See saab olema mega maagiline ja imeline ja nii edasi, sujuv. Sest sõltub, mis mälestused käivad meil nii-öelda, see on siis mis mälestuste failid, on vist võib-olla kõige parem öelda, jõuavad printerisse. Sest see, mida me prindime, see kogemus saabki olema see. Kui minu mälestusfailid, mis ma saadan, on siis see, et mu käekiri on halb, kohutav, siis seda me prindime nii-öelda siia ellu juurde. Ehk siis me loome seda siia ellu juurde, seda sama kogemust, et mu käekiri on kohutav. Kui minu mälufailid, mida ma mäletan, et mu käekiri on sujuv, ilus, imeline, maagiline, nagu ma ei tea, sulega kirjutan näiteks. Ja saadan selle mälufaili nii-öeldes, me ei saada kuskile midagi otseselt, lihtsalt võib-olla see aitab paremini osadel inimestel aru saada, kaasa või nagu siis minu sisemised lapsed saavad paremini aru, mida ma tahan edasi anda, mida ma jagan. Aga ühesõnaga, kui on siis see fail, see mälestuste fail, kus ongi see sujuv, imeline käekiri ja ma saadan selle nii-öelda printerisse, siis see hakkab looma. See printer prindib mulle seda imelist käekirja uuesti. Ja absoluutselt kõigega on nii. Mida sina mäletad? Mis on sinu mälestuste failid? Ja kui sa ei ole rahul, su mälestustesse tulevad ülesse, näiteks ma tegin, et selle läbi, et palun näita mulle, mida ma mäletan vaesusest. Minu arust oli vaesus või raha. See ei ole oluline, mõlema puhul tegin. Siis vaesuse kohta, siis minu esimene mälupilt
tuli mustanahalised põllu peal orja rollis. See oli minu esimene mälestus, mis tuli. Ja kui ma nüüd mõtlen nagu natuke edasi, siis ma olen rapsinud ja rabelenud, nii-öelda nagu orjanud päevi, aastaid, kuid sama efektiga. Okei, mina olin see piitsutaja, et ei olnud nagu seda, aga mina nagu piitsutasin iseennast sama põhimõttega. Ja ma lõin seda uuesti, sest minu mälupildis oli see info, et nagu täiesti absurdne. Ja kui ma nüüd tahan muuta oma mälupilti, et need mälestusi, et ma ei pea ju seda mäletama, ma võin muuta tänast, praegust mälestust igal ajahetkel. Ma võin selle lihtsalt ära kustutada, selle vana mälestuse, et aitab küll, et ma olen seda piisavalt kogenud, kustutame selle maha. Sa võid seda teha päriselt, niimoodi, et sa teedki tahvli peal näiteks füüsilisel kujul selle läbi. Võtad paberi, harilikuga näiteks kirjutad ja kustutad maha, siis või siis niisama kujutuspildis, et sul tekib see mälestus, et see on ära kustutatud, on ju. Ja sa lood sinna uue mälestuse peale. Ehk siis sa kustutad ära selle mälufaili, kus on siis see, minul see sellise mustanahaliste orjuse teema põllu peal. Ma kustutan kõik selle ära. Delete'in selle faili nagu selles suhtes tühjaks. Ja panen sinna uue faili. Kus siis on, ma ei teagi, rõõm, õnn ja nii edasi. Näiteks ongi see, et ainult rikkus. Rikkus, küllus, see positiivsus ja nii edasi. Ja ma loon sellise mälupildi, kus kõik tuleb sujuvalt, kõik on hästi. Ja ma just kuna see vana mälupilt, et seda oleks lihtsam muuta, või nagu niimoodi, sest hästi palju hakkab see vahele segama. Ei pruugi, aga võib. Siis, ütleme, kui su mälestustest ei taha see vana mälupilt ära kustuda, siis sa võid sellest võtta osa, näiteks ongi need mustanahalised seal põllu peal, aga sa muudad ära selle orjuse osa. Sa muudad ära sealt, et nad ei ole põllu peal tööd tegemas, vaid nad ongi näiteks rannas, naudivad, lõõgastuvad, joovad kokteile, siis kes ujub, kes naudib, kes naerab, kes mängib palli ja lihtsalt nad naudivad. Nad naudivad elu, nad naudivad seda kõike ja nad teavad, tajuvad, et raha voolab. Raha voolab nendeni. Raha on alati olemas. Ja siis sa saadki nagu luua täiesti uue mälestuse, mälupildi sellest vanast situatsioonist. Ja sa lood endale sellise mälestuse, see on päris hea ju. Ja siis sa hakkad mäletamagi sellist asja. Ja sinu mälestus hakkab looma sulle samad kogemust või sarnast kogemust. Ehk siis ongi see lõõgastus, rahu, mängulisus, rõõm, õnn, siis puhkus, lõõgastus ma ütlesin. Et sa hakkad läbi selle mälestuse, mis ära muutsid, hakkad nägema või nagu mitte nägema, vaid looma seda sama kogemust nüüd ja praegu. Ja see, mis sul tuleb nähtavale, see võib olla igasuguseid asju. Näiteks minul tuli rahaga seotud, tuli nähtavale vanemate hirm.
mulle tuli mälupilt, kuidas minu vanemad olid hirmus rahaga seotult. Ehk siis oligi näiteks tühi rahakott, lugesid raha näiteks kuskil, ma ei tea, kas ma saan seal poes ära maksta või mis iganes. Mul tekkisid siuksed need mälupildid. Ja et vanemad olid vihased, hirmul, kurvad. Ja raha seostus mul sellega. Need olid minu mälestused rahaga seotult. Ja kui ma mäletan selliseid asju, minu mälestustes käivad nii-öelda see fail toimib. See fail kogu aeg töötab. Et mu vanemad on hirmul, kurvad, siis vihased. Mina ei taha olla vihane, mina ei taha olla hirmul, ma ei taha neid kogeda. Ja siis ma ei taha raha ka. Ja siis ma loon tegelikult seda sama situatsiooni selle mälestuse pealt, kus ma ise olen hirmul, kurb, vihane ja nii edasi. Ma loon täpselt sama kogemust tänu sellele. Et ma mäletan selliseid asju. Aga see on võimalus kõik ära muuta. Luua mulle mälestus, kus siis minu vanemad olid õnnelikud, rõõmsad, rahul, kerguses, kogesid lõõgastust, ütlesid alati jah. Mis iganes, kui sa läksid raha küsima näiteks või sa tahtsid kuskile minna. Et just nagu rahaga seotult. Et sa said alati minna, et raha ei takistanud näiteks kunagi midagi. Ja nii edasi. Ja kui sa lood endale sellise mälestuse, sellised mälestuspildid, kus raha on mõnus, turvaline, tekitab rõõmu, tekitab õnne, tekitab rahu, lõõgastust ja nii edasi. Ma ei tea, näiteks tekitabki ühtset perekonda rohkem. Võta rohkem ära kasuta võrdlusi sellistel momentidel. Sest muidu sa lood kujutuspildi vastandist ka. Aga siis sa loodki täiesti nullist, et ongi vanemad on rahulikumad. Mina olen rahulikum. Pere on õnnelikum, rõõmsam, kokkuhoidvam, siis ma ei tea, puhkusereisid perega koos, väljasõidud, kõik on sujuv, mõnus, siis kõik on lõõgastunud, õnnelikud, sõbralikud üksteisega ja nii edasi. Kui ma loon sellised mälestused endale, uued mälestused nii-öeldes, või tegelikult need ei ole uued, see on juba läbi kogetud. Sa lihtsalt mäletad, sa lood, nii-öeldes tundub, et sa lood nagu uued mälestused. Tegelikult sellega, kui sa selle kujutuspildi lood, siis tegelikult sa mäletad. Sul tuleb meelde, milline elu on võimalik, millist elu sa elad. Sellega sul tuleb see meelde. Ja siis sa mäletadki ja sinu mälestustesse jäävadki need kogemused, kus ongi vanemad on õnnelikud, rõõmsad, raha on nii mõnus ja raha lihtsalt voolab ja raha tuleb ja raha tekitab kõigis sellise mõnusa, sooja tunde, turvalise, lõõgastunud, rahuliku ja nii edasi tunde. Ja siis läbi selle sa hakkad looma seda kogemust, selle mälestuspildi pealt, kus raha on nii maagiline asi, on ju. Et seda on ja see tuleb ja see tekitab sinus kõiki neid mõnusaid emotsioone, kogemusi ja siis sa hakkad looma. Sa hakkadki looma selle pealt neid samu kogemusi, kus sul on see lõõgastus, kus su pere läheb, teeb koos asju, väljasõidud, ma ei tea, tripid, sõbralik suhtumine ja nii edasi.
läbi selle sa lood kõik selle. Ja see on nii lahe, lihtsalt see on nii lahe. Aitäh, et oled olnud siin, aitäh, et oled sellel teekonnal. Aitäh, et mäletad. Aitäh, et lased mul mälestused panna sõnadesse. Kallis oled, suur aitäh, jaga oma arvamust, jaga oma teadmisi, jaga oma mälestusi. Aitäh. Tšau.